Tere kõigile, head vaatajad! Eesti eest nädala uudised 127. saade. Märtsikuu viimased täisuudised, nüüd siis kokkuvõte. Iraan ründas Iisraeli ballistiliste rakettidega. Islamivabariik alustas Tel Avivile ulatuslikku rünnakut. Plahvatusi oli kuulda ka Kiryat Katis ja Askelonis. IRGC teatas, et rünnati uusi Iisraeli armee baase. Varem ründasid USA ja Iisrael ühiselt Teherani ja elektrialajaama Lõuna-Iraanis. Sõjafanaatik Lindsey Graham on taaskord nõudnud, et USA jätkaks Iraani ründamist ja Kargi saare hõivamist, hoolimata võimalikest USA sõjalistest kaotustest. Me tegime Iwo Jima lahingu ära, me saame sellega hakkama, vastas Graham rahulolevalt, kui Fox Newsi saatejuht tõi välja hinnangu, et USA vägedega sissetung saaks lõpuks kannatada Iraani drooni- ja raketirünnakute all. Iwo Jima lahing oli üks verisemaid teise maailmasõja lahinguid Vaikse ookeani sõjatandril, kus USA merejalavägi kandis tuhandeid inimohvreid. Kuid Graham on selliste ohverdustega nõus, kui teda ennast lahingusse ei saadeta. USA ja Iisrael algatasid Iraanile suure rünnaku. Sotsiaalmeedia kasutajad teatavad tühjadest riiulidest Darwinis, Austraalias asuvas supermarketis. Jaapani peaminister Sanae Takaichi asetas Ameerika Ühendriikide visiidi ajal lilled Charles Sweeney hauale, kes oli piloot, kes juhtis B-29 Boxcar lennukit, mis heitis 1945. aastal Nagasakile paksu mehe aatomipommi. Ta mitte ainult ei asetanud lilli, vaid ka kummardas. See samm tekitas Jaapanis elevust. Takaichi otsust arutatakse Hiroshima ja Nagasaki iga-aastaste mälestusürituste taustal. Käib avalik debatt. Mõned näevad seda žestina USA liitlase suunas, teised aga lugupidamatusena aatomirünnaku ohvrite mälestuse vastu. Erinevate hinnangute kohaselt hukkus Nagasaki pommitamise tagajärjel 1945. aastal 60 000 kuni 80 000 inimest. Iraanis toimusid massimeeleavaldused sõja jätkamise toetuseks Ameerika Ühendriikidega. Tuhanded inimesed tulid riigi suurimatest linnadest tänavatele, toetades armeed ja IRGC-d. Protestijate nõudmised jätkuva sõjalise vastaseisu kohta USA ja Iisraeliga. Loosungid kuuldavad kompromissi vastuvõetamatust. Protestide keskel teatas Donald Trump varem Iraaniga peetud edukatest läbirääkimistest, kuid Teheran eitas seda teavet. Iraak on andnud rohelise tule 250 000 paramilitaarse üksuse moodustamisele rahvamobilisatsiooni jõudude PMO koosseisus, et täielikult reageerida ja kätte maksta USA rünnakutele. Kuveidi kaitseministeerium hoiatab elanike võimaliku radioaktiivse tuumalekke eest, mis on tingitud Lähis-Ida sündmustest. Ühinenud rahvaste organisatsioon hääldas 123 vastu miljonite aafriklaste orjastamise ja transatlantilise orjakaubanduse hukkamõistmise poolt. Need 3 riiki hääldasid selle vastu: USA, Iisrael, Argentiina. Valge Maja Iraani kohta. Trump ei bluffi, ta on valmis põrgut vallandama. Iraan ei tohiks uuesti eksida. Iraan on USA'd täielikult üle kavaldanud. Samal ajal kui Washington paanitseb Hormuzi väina sulgemise ja Pärsia lahe rafineerimistehaste hävitamise pärast, müüb Iraan vabalt oma naftat Hiinale ja Indiale. Katari tootmine langes just 17%. USA liit kannatab tohutut majanduslikku kaotust. Hekset Iraani kohta. Me jätkame läbirääkimisi pommidega. Sõda on läbirääkimised teiste vahenditega. Londoni politsei arreteeris Briti-Palestiina arsti Rahmeh al-Advani 5. korda seoses Iisraeli kritiseeriva sotsiaalmeedia postitusega ning Iraani relvajõudude pressiesindaja teatel Ameerika vägede minimaalsed kaotused on seni olnud 600 kuni 800 hukkunut ja ligi 5000 vigastatud. Selline oli meie uudistesaade. Aitäh, et olete 3 esimesel kuul meie tegevust võimete kohaselt toetanud. See, mis saab järgmisel kuul ja üldse edaspidi, see on ilmselt juba tee tundmatusse, aga vaadates, et me oleme siin saates rääkinud Austraalia kütuse- ja toidukriisist, siis paratamatult tekib küsimus, et kas aprillis on Euroopa järgmine, sest et roheideoloogial ei ole meie ühiskonnas kohta.
kõike head ja kohtumisteni!